Meil on televaatajad nüüd kirjutanud sinu eelmisele loole nagu taustaks, kus me siis seletasime, mida seal liiklusõnnetuse puhul tegema peab. On see samane blankett ja inimesed kurdavad, et see uus liiklusvorm on niivõrd keeruline, et esiteks selle täitmine võtab tohutult aega. Teiseks ei saa sealt nagu asjadest aru, on siis tõesti nii kardinaalselt muutunud see uus liiklusõnnetuse täitmise vorm? Jah, et uus liiklusõnnetuse täitmise vorm on tõesti natukene teistsugune kui eelnevalt, et kui see vana vorm oli siiski ühepoolne, infot oli kirjutada ainult ühele leheküljele, mis siis kopeerimispaberi alusel mõlemal osapoolele anti, siis uuel vormil on lehekülgi 2 korda rohkem, tuleb ära täita mõlemad pooled ja seal on natukene teistsugused väljud ka, mis võib-olla esimest korda täites inimestel tekitavad küsimusi. Iga uus asi vajab ju ka ära põhjendamist, miks ta selline on? Loomulikult, esiteks on ta selline sellepärast, et tegu on üle-euroopalise blanketiga, kogu Euroopa kasutab samasugust blanketti, et kas või näiteks, kui inimesel juhtub nüüd liiklusõnnetus Saksamaal, siis Saksamaal on tegelikult kasutusel samasugune blankett, lihtsalt andmeväljad on seal saksakeelsed. Ja seetõttu võtsime ka meie sellise blanketi kasutusele siin Eestis ja antud blankett on selles suhtes parem, et seal on rohkem infoväljasid, seal on kohad seletusteks ja kui kõik täidetakse korrektselt ära, siis on kindlustustöötajatel palju lihtsam tuvastada ära juhtumi asjaolud, kui seda eelnevalt vana blanketi alusel oleks olnud võimalik. See võtab rohkem aega? Kindlasti. Kas on midagi sellist, mis on nagu kardinaalselt erinev eelmisest sellest blanketist? Me ju teame tegelikult, et seda võib ka paberi peale ehk siis liiklusõnnetust vormistada, kus puuduvad igasugused väljad. Et loomulikult, et kuidas see asi ära vormistatakse, on inimese enda otsustada, aga kui see vormistatakse ära uue blanketi peale ja kui see uus blankett täidetakse ära korrektselt, siis on lihtsalt kindlustustöötajatel selle võrra vähem küsimusi ja inimeste kahju hüvitamise kiirus võib olla seetõttu kiirem lihtsalt. Kas on midagi, milline väli peab kindlalt täidetud olema, mille täitmata jätmine võib pärast probleeme tekitada? Loomulikult kindlasti peab olema täidetud mõlema osapoole, kus on kohad, kus saavad mõlemad juhid allkirjastada õnnetuse asjaolude kinnitust, et see peab olema allkirjastatud kindlasti mõlema juhi poolt. Uuel blanketil, kui on allkirjastatud ainult ühe isiku poolt antud blankett, siis võib tekkida olukord, kus see jutt on deklareeritud ühe isiku poolt ja kindlustus ei saa seda absoluutse tõe pähe võtta. Nii siis natukene rohkem tööd, aga samas hiljem kindlust, et asi saab kiiremini ja korrektsemalt lahendatud. Just. Tegelikult, kui nüüd rääkida veel, siis minu jaoks on ka siin ikkagi väga palju nagu informatsiooni, mis tuleb siia kirja panna, arvestades seda, et inimesed on liiklusõnnetuse toimumise hetkel šokiseisundis ja nii edasi, et võib-olla see ongi selle eesmärgiga, et pigem meditsiiniline, võtame inimestel pinged maha, sest selle täitmine võtab päris korralikult aega. Ja mis on üks selline asi, mida ka muuseas kindlustusseltsid on teinud ettepaneku, et muuta siis sellel vormil näiteks õnnetuse koht, kui te siin nüüd vaatate siin, siis see on ikkagi niivõrd minimaalselt väike, et kui te peaksite siia kirjutama 2 näiteks ristmikku kusagil Tallinnas, no see ei mahu siia ära. Ettepanek tehti, et see teine kast tõsta siia edasi, et see ruum oleks pikem. Seda kahjuks teha ei saa, sest sellel samasel paberil on Euroopa Liidu poolt niivõrd palju copyright õigusi peale pandud, et siin muuta mitte midagi ei tohi ja näiteks ka mõnes teises keeles võivad ju tekstid olla pikemad või lühemad. Igas riigis on selle vormi sisu ühesugune, mõnes mõttes jälle selline Euroopa Liidu nagu väike rumalus. Liiklusõnnetuse blanketi puhul on kõige tähtsam osa see, et inimesed täidaksid ära ka selle tagumise poole, lisaks sellele esimesele poolele. Tagumisel poolel üleval osas on siis võimalik koht, kuhu inimesed kirjutavad õnnetuse asjaolud täpsemalt, et mis toimus, ala üks auto sõitis teisele tagant otsa või teine auto tagurdas esimesele tagant otsa. Ning kindlasti kõige tähtsam osa on selles see, et seal algus on, kus on 2 kõrvutilinnukest, et mõlemad juhid allkirjastaksid ära selle blanketi ja kinnitaksid sellega siis selle üleval deklareeritud jutu õigsust. Kui on allkiri ainult ühe juhi poolt sinna pandud, siis kindlustusselts loeb seda asja kahjuks niimoodi, et see on ühe inimese poolne jutt ja seda ei saa alati liiklusõnnetuse lahendamisel absoluutse tõe pähe võtta, sest puuduvad teise osapoole kinnitatud seletused.